eelmisest videost nägid, siis meil käis üle normaalne torm ja kui meil farmis on torm, see tähendab seda, et edaspidised tööd on ainult Aimari tööd ja ilmselgelt meil ei ole soovi teha seda Aimari tööd. Seega me pakkisime sealt kokku ja läksime puhkama. Ainult 600 kilomeetrit on vaja ju sõita. Laupäev. Kindel. Alustame väga tugevalt. 3 straiki järjest. Võta välja, noh. Lähed maksimum peale või? 300 maksimum. 300 maksimum või? No teeme ära siis. Ei! 2 punkti või? Minne! Kõva vend nagu ja. See on ju algus või lootus. Ma ikka ei saa ja. Ma ei usu jah. Ei pane ne jalad käivad sinna kuradi vahedesse, et sa see nagu päris ja. Aga sul ei ula. Oota, praegu on lahja, seal näitab palju on. Ei saa šokki või? Ta lihtsalt päris või? On see juba sittagi siis ja? Ma mõtlesin, et ikka saab surakad. Ei no kõik noh. On kõik või? Eh? On kõik või? Ei no mine ka kuradi piigaga tantsima ikka. Olgu. Vabaleed! Normaalne! Filipe, puusad lahti ja? Puusad lahti ja? Kuule, vaata, mis kõrdi Filipi skoor on. Sul oli mingi... Sandra, sa ei oska üldse tantsida ja? Vaata Filipi skoori ja? New rekord! Vaata, palju kaloreid ma panin, 4,6. Ostur reis! Kõredi, mis mäng see on? Valmis või? Avan oli takka. No pane. Ma pean ka panema või? Aim for the head. Noh. Oota, mina olen sinine rooduraaline või? Ma ei tea, kas ma olen raaline, jah. Oota teisel pool, ei ole nii. Ahah, anna talle. Süüa. Nagu piimatehases või? Mis me tegema peame siin? Pane üks peaks olema. Me peame mõlemale? Ega mõlemad peaks üks olema. Nagu üks täpp juurde reis. Oot, pole hakanud. Me peame siit selle pardi sinna auku pööma. Näed, 3, 2, 1. Oi kurja. Player 1 wins, race over või? Tuleb veel või? Jaa! Oi, mees! See ka vigideks. Jajab jah. Mis mängu sa leisid mulle? See on mingi päris värk või? Aga mis me tegema peame üldse? Sa näed ka või? Või no mis me tegema peame üldse? Sul on ma sind ei näe ju. Aga kuule neid peab tapma. Neid peab tapma kätega. Aga tapma peab või? Tapa. Anna nagu lastele kohane, siis lapsed tulid veeparki. Aga siin mingit mäppi on või? Ei tea, palju siia vette kustakse muidugi. Palju jah? Normaalne või? Võrra teie õlu ei sööjas ole.
päris emane on istuda siin muidugi. Selle tagumiku välja võta, siis võid ümber minna. Läheme sinna praegu üles või? Aga seal on ka mingid need paadikesed ja hullumaja igal pool ja mõtlesime küll, et täna on esmaspäev. Pole rahvas siin, tutkid. Normaalne. See veits on kurb, et rahvast palju on, aga ei ägene. Lapse rõõmud. Kuna see on siin 2 inimese sõit, siis Felipe ja Sandra teevad ära, siis tule 11 tuleb ülesse, aga ei tea veel kumb. Ma sealt filmida ei tohtinud, aga kõhe tunne oli küll. Sandra tuli ka uuesti ülesse. Aga Felipe, ma arvan, et me kahekesi poleks saanud olla. Meil 2 peal on ikka üle 180, ma arvan. Aga nüüd ma tean, et kui kuskil ülesse lähme, siis ma panen GoPro endale püksi. Betoon on nii kuum lihtsalt. Kuidas emotsioonid on? Ei no, sekund oli rõve, aga muidu norm. Ma ei saad isegi, kui me vaata see hoog hakkas minema vaiksemaks. Ega mul ei olnud vahet, kas ma läksin sinu või Filipiga, me jõudsime umbes sama kõrgel ikka. Aga see oli nii kuradi rõve, mul tekib see, ma ei taha siin olla, ma ei taha siin olla, ma ei taha siin olla. Ei no, siuksed lambised, mulle meeldib siuke pikk ja vahepeal tuleb siuke, sa kurat. Vahepeal tuleb siuke oibled sisse, see on nagu äge. Tahaks nagu minna kuskil, aga kõik järjekorrad on sellised. Järjekorras ootame pool tundi, et saada 1 korral jõuväest alla lasta. Palju see pilet siia oli? 120 eurot, dollarit. Mingid ägedat liumäge võiks ikka teha ja... Minge tekke seda kiiruskatseta. Seal kolane ja sinine. Ootame ka, ootame. 40 minta ootasime järjekorras, et saada liugu lasta täiesti mõttu. Selle teeme ära ja siis lähme kuskil ära. Viits olla siin. Aga miks ma vei selle kaameraga? Ma saan aru, et kuradi enamus inimesed on lollid siin maailmas, aga ma ei ole ju. Mees? Nemad ei tea, jah? Me läheme selle kollase ja sinise peale, jah? Ja lähme minema, jah? 15 minta, ei, 40 minta ootasime ja 5 sekundit sõitsime alla. Ma sain mõlisada ka, et mul GoPro oli. Ja no mis me ootame siin nendes järjekordades? Tõesti nagu lamp. Ega ei saa muud moodi. Me peame ikka kuskil enda raha panema, sest me elame ikkagi külluses. No, Filipe, pane kõige esimesena. Kuule siin filmida võis, jah? Võisu või? Me kõik võitsime $50 välja. See on siis umbes 25 eurot. Võib-olla rohkem natukene. 20 senti on rull, normaalne. Normaalne. Oh, suur ruisk. Mõni inimene paneb nagu terve enda raha vanem. Kõik lihtsalt siia, et ta saab seda play tajutada. Lihtsalt läheb raha lihtsalt. Praegu ei ole üldse sihukest tunnet, et tahaks nagu mängida. Minul on alles $50 42. Piibul on $28. Ma ei ole muidugi mänginud ka. Mul üldse sihukest tunnet ei ole, et ma praegu tahaks mängida. See ei anna mulle dopamiini praegu. Oota, mul annab see masin annab mulle midagi. Sul annab dopamiini või? Ma seal filmida ei saanud, sest seal päris strikt, et nagu üldse ei saanud seda kaamerat kätte võtta, öelda kogu aeg, et seda kaamera. Aga me mängisime pokkerit. Buy-in oli $200. $200 on siis, ütleme, 110 eurot, 120 eurot. Mina ja Felipe läksime mängima ja Felipe tuli 400-ga. Felipe tuli 400-ga välja. Mina raiskasin kõik ära. Ja mul oli üks siuke käsi, et nagu ma tundsin, et ma saan. Aga mul ei olnud prille peas ja ma viimast kaarti näinud. Oleks ma viimast kaarti näinud, ma ei oleks sisse läinud. See kõlab nagu vabandus. See kõlab väga siit vabandus. Aga ma panin all in ja kaotasin kõik ära. Kui te olete kasiinosõltlased, siis mängige sellise rahaga, millest teil on ükskõik. Minu soovitus. Sa pead seda ka ütlema, et... No, mis ma ütlen?
Tegemist on retseptiravimiga, konsulteerige. Konsulteeri oma perearsti. Kui sa sartmäng mängid ja sa paned rohkem, kui sa saad endale lubada, siis saad loll. Olime ranna, siis Filippi ja Sandra ütles mulle, et ma olen välja nagu kodutu enda plätudega. Küll jah näita neil enda plätudega. Ei no, mis asja, kuradi? Neil on uhked plätud ja siin on kuradi varvas üle. Vacation ju. Oota, anna ma veel. Vacation. Sul on siukest vaja. Ei no siis ma olen jälle kodutu ju. Lausikas või? See lausikas või? Thank you. Me oleme nüüd omadega jõudnud Byron Bayle. Sealt Gold Coastist tulime ära. Vaata moorje. Ilus moorje. No see on igal pool ilus moorje. Lähme paremale poole, siin on rahvast. Lähme kuskile. Mina haikaladega nii põlvini lähen vette, aga seal on mõned on natuke sügavamal. Mina haikaladega ei saa ujuda. Puhkuselt tagasi. Ja no meil tegelikult see puhkus, mis meil praegult oli, meil oligi see, et me enamasti olime jalad taevasse ja tegelikult ei teinud justkui nagu mitte midagi. Me käisime meres, olime basseini ääres, sõime head sööki ja lihtsalt olime, aga nüüd ma tulin julgelt, tulin juba käruga, vaata. Ma tulin julgelt peale. Mida sa oled? Mida alla? Siuksed lilled. Vaata kui ilus. Meloneid ja arbuuseid need nii palju, et ma ei kõrdi tea, kus me need raisk paneme. Jälle mingi me olime 5 päeva. Ma olen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 melonit. Ja arbuus on mingi 10. Peab selle koriluse tegema nüüd. Paneme käru täis. Sulle polegi näidanud seda, et milline see arbuus välja näeb. Tule vaata see väiksem arbuus, see ikka, see ei ole see. Aga see suur arbuus, selle peab tõe lahti tegema. Ei, see on hea pilli risk. Siin on hea pilli. Mis sul seal on? Pelmene. Me käisime jah seal Prissis, käisime seal. Mis ta oli? Eesti pood, Vene pood? Euroopa pood. Euroopa. See on pelmene. Peab millegi proovima, kas on nagu päris pelmeenid. Täna pohmakat ei ole, siis ei pea pelmeeni sööma. Mis me veel ostsime? Mis sa veel ostsid? Mis me ostsime veel? Sauerkraut. Kuidas vene keeles hapukapased on? Keeruline. Mis seal keerulist on? Ma jäppe teie väikest pead vaadata. Okei, see on hea inimene. Jõulud tulevad, jah. Aga see ongi see, et vaata, see on ka mingi koore pealt on veits siuke juba sipsti. Ei no, kui kasvandus on. Neil on ju nii palju seda, et need putukad ei keegi ei saa ligi. Ma arvan, siin saavad ikka mingid putukad. See on öko, jah? Muidugi öko. Ökotalu. Täna tuleb jaappäev. No ongi see, et eelmine vahetus oli meie nii-öelda päevavahetusel. Või noh, mina olin. Nüüd on see öövahetus. Ja kuradi, ma ei tea, mis jama on. Öövahetusel tuleb kogu aeg vihma. No praegu tuleb seda veits seenekat, eks ole. Aga meil see mapp näitab, et tuleb nagu head vihma ka. Meil vist minu Filippi ja Sandra peal on kokku mingi 10 põldu või 9 põldu. Ehk siis setaks. Eile olime ka tegelikult öövahetuses. Aga siis meil oli lebo. Siis ma magasin kokku mingi 2 tundi. Täna ma arvan, et ei saa sekunditki magada. Ja et kuradi lonksu vett saad vahepeal võtta. Muidugi see vihm on persus. Ülejäänud savi. Praegult oligi see. Filippe helistas mulle. Ütles, et on lüpsiaeg. Nad juba lüpsavad, ma olen appi neile. Sest mul see lüpsiaeg on mul natuke hiljem. Praegult oleme öövahetuses 3-kesi, sest supervisoril on perevärgid. Ja siis ta ei saa siin olla, ehk siis manakera siin päeval tõmbleb ja öösel 3-kesi tõmblevad.
mis sa käega tõstad? Miks sa käega tõmbad? Mida? Mine närvi. Saad vihmaradarit ka vaadata? Tuleb või? Kus sul lamp on? Taskus. Kuid lähte ei saa. Siin ma pole päris ammu käinud, see oli mul kahtlane ka. Ei no, ei tea. Korridi täpselt, noh. Ega ma ei teadnud, mida ma teen. Panin pumbal natuke maha ja korridi täpselt õige. Ma loodan, et seal pole õhku lennanud. Sest vaata siis, kui eelmine aasta, eelmine see niisutus kui oli. Vaata, kui meil see suur vihm oli siin, siis see level oli selle koha peal siin. Ehk siis ruumi küll. No ruumi on. Selles suhtes ongi praegu see, et no seda põldu mina pole kordagi niimoodi, sa näed ka mind üldse või? Vaata. Parem. Ma ei ole seda põldu kunagi kastnud nagu üksinda. Niimoodi, et kõik see asi on minu peal, vaata. Ja tegin midagi ja tundub, et tegin hästi. Ja tegelikult ei saa aru. See oli ka... Mul kogu aeg oli peas see, et noh, on õhku lennanud või ei ole, vaata. Aga samas, kui lendab õhku, siis no hull asi ja vastutuse eest nagu palka rohkem ei anta ja mul on ka nagu see, et mitte, et ma nagu tahaks sitta tööd teha, eks ole, kindlasti mitte. Oleks nagu, ei oleks kõige parem, kui ma midagi õhku laseks. Aga kui ma midagi peaksin õhku laskma, mul on nagu see, et fucking backpacker, vaata. Et ei ole nagu seda survet mul endal. Nüüd enam, üldse. Ennem ka ei olnud, aga nüüd ei ole üldse. Ütleme niimoodi. Hommikul või noh, vahetuse alguses esimene asi, mis ma teen, on see, et ma vaatan kõik need levelid üle. See põld on valmis, ma pean kinni panema, aga ma ei lähe praegu seda kinni panema, sest ma vaatan kõik teised asjad ka nii-öelda valges üle. Sest noh, pimedas tegelikult, no päeval on ikka selles kõvasti lihtsam seda tööd teha, siis nagu näeb. Aga öösel on jahedam, aga öösel ei näe. Eelmine kord meil see niisutuse aeg kestis 2 nädalat vist. Põllud olid, noh, ei olnud nagu valmis niisutamiseks. Aga nüüd, kuna tuli meil see suur vihm, siis ta tegi kõikidele korraga selle ühe sulle suure niisutus ära, vaata, ehk siis kõik said põhimõtteliselt korraga vett, ehk siis nüüd on see hästi kompaktne, nüüd me oleme nüüd vist teeme mingi 5-6 päevaga teeme selle sama asja ära, mis me tegime ennem 2 nädalaga. Eile oli hullumaja, eile ma ei olnud üldse aega sinuga rääkida ka siin. Eile oli veits hullumaja. Aga no pigem see hullumaja ja 5 päeva kui see, et sa oled 2 nädalat järjest töövahetuses. Päeval on muidugi keerulisem siis. Aga noh, vaata, siin ma saan näidata sulle. Siin ees on vaata lipp on ja siis see, mis seal põlla keskel on, see ongi, selle koha peal on andur, mis nii-öelda mõõdab seda niiskust, mis on siis selle põllu niiskust siis, ütleme niimoodi. Ma mitte niimoodi ütlema, vaid ongi niimoodi. 26, kui on valmis, siis on kõik valmis. Kõik on valmis. Kordi väga lihtne õhtu tuleb, juba 2 põldu panen kohe hommikul kinni ja normaalne.
Hello. 74 is ready. Is it okay if I leave some water in the headage or should I drain it all the way? No, it's all right as long as it's safe. Yeah. Then whenever you think they're safe, just do it. Okay, all right, good. Guess what I'm doing? What you're doing? You're with the chickens. While they're around me, I'm chipping weeds. Very good. Hard worker. Sellel põllul siin on siuke olukord, et mina üritan alati teha niimoodi, et kui me teeme näiteks ühe põlluga 3 vahetust, ehk siis, et saaks 3 vahetusega kõik sisse panna. Päris tihti on see, et nii-öelda nagu tuleb, ütleme siis, et 4. vahetus ka sellel põllul praegult oleks niimoodi. Et 4. vahetus on siis, et sa paned nagu poole vähem neid torusi jooksma. Et siin praegult jookseb 12 peid, ehk ühes peis on 12 toru, eks ole. Aga kui oleks 14 peid sees, siis oleks täpselt 3 vahetust. Aga praegu olekski see, et teed 12 pei vahetuse ja siis tuleb üks veel mingi 6. vaata set. Ehk siis see on mõttetu. Ehk siis, mis ma praegu teen, on see, et ma üritan seda levelit nii-öelda tõsta. Ma ei tea, kas üldse saab. Ei saab ikka, siin on päris palju ruumi, et minna. Et kui ma seda levelit nii-öelda nagu tõstan, siis ma saan sealt 24 toru veel sisse panna. Ehk siis on minul ja teistel on lihtsam. Palju ma juurde panen. Praegu on madal ka. Muidu tavaliselt ma nagu üle 10 ei pane, aga panen kuradi... Mul praegu aega on 15, 1, 2, 3, 4, 5, 15. No nüüd ta peaks kohe kindlasti hakkama. Su kurrat, kus nüüd vuliseb. 1, 2. 3. Perse ütles 3. Öövahetuses ainuke mõnus asi on see, et päikseloojang ja päiksetõus on ikka maru ilus siin, nagu Eestis põhimõtteliselt, ütleme siis jaanipäeval. Siin on iga õhtu niimoodi, kui muidugi vihma ei saa. Kui taivas selge on. Mul on see terve ring ära tehtud põhimõtteliselt. Hommikune ülevaatus kestab umbes tund pool. Oleneb muidugi palju põlda on. Praegu on siuke keskmine. Siin peaks ka midagi jooksma. Hommikusel ülevaatusel või vahetuse alguses, imelik on öelda, hommikul päike lojub, eks ole, on see, et ma tavaliselt ei näpi mitte midagi. Ma lihtsalt vaatan kõik üle. See ongi sest, kell on umbes 2 tundi on seda. Nüüd on juba vaikselt juba pime, aga umbes tund pool 2 on aega, et sa valges saaksid kõik üle vaadata. Ja siis pärast seda teed mingid muutused. Autost tulen välja ainult siis, kui on vaja, sest seal see esimene põld, mis ma vaatasin, oli ka läbi. Seal ma ei teinud midagi praegu, sest ma teadsin, et kui ma hakkan seal ka veel vingerdama, siis ma valges ei näe midagi. Siin on muidugi see level on natuke.
sa teed siin, Kuuled? No kuidas elu on, kuule? Ei hakka situle siin. Oh! Ei situ siia. Mällermees, kuule, mul on 65 valmis. Ma panen pumba kinni, eks siis tead. Ma panin just seda tankkeiti ka 20 kinni. Tõusis juba või? No sitaks tõusis. No mulle... Kõik põllud valmis või? Davai, siis tead. Davai, tšau. Meil on see olukord siin selline, et kaks esimest ööd oli täiega midagi teha, kogu aeg olime rakkes, aga nüüd, eile, täna ka, on tükk, et tööd väga ei ole, aga siis saaks justkui nagu öösel magada, aga jama on see on kuradi single käeb, eks ole, on ju. Tooli ei saa taha panna sisse. Mida tehakse on see, et vaata, meil on need tiigid, vaata siin, on ju. Siis siin sõidetakse niimoodi, et nüüd on positsioon ja tegelikult võiks isegi veel kõrgemal olla. Ma tulen veel. Nii on väga hea. Kässar peale. Niimoodi on nagu natukene parem, sest niisama istudes magamine, see ei ole päris see, vaata. Sest eelmine aasta meil olid sellised autod, kus sai istma taha panna. Meil on ainult üks auto, see, mis on Philippi ja Sandra käis. Meilel on taga see litsilõks, vaata, et seal on ka kaks ust, aga taga natuke ruumi, ehk siis sa saad ikkagi istma taha panna, et saaksid lamada. Aga miks siin sellised autod on sellepärast, et mingi paar hooaega tagasi mingi Big Boss kuskil nägi, et ühes autos oli 4 inimest ja siis tehti otsus, et võetakse ainult nagu 2 istmega autod. No siis ma magan niimoodi. Nüüd mul on täpselt pool tundi aega ja siis ma saan jälle midagi teha. Hea tööd. No kurja. Pump on seisma jäänud. Mis sa seisad, kurat? Mul kuradi põld jookseb. Miks sa seisma jäid? Kütust on. Good morning. Good morning. The RS14 pump has stopped. Is it easy to start it? Nothing becomes very easy. How much water is on the return channel? In the return channel, there's plenty of water. Oh, plenty of water. Yep. Yeah. Siin on see, et tegelikult ma oskan ise ka neid pumpasi tööle panna. Ei ole probleemi, aga selle pumbaga ja üks teine pump, mida me öösel manageriga käime panime, nüüd nikuda mingi jama on nendega. Ja mul on kuradi nüüd vahetuse algus nii palju kuradi teha, siis ma helistasin talle. Jumal tänatud, vist on savi, et see pump seisma ja sest kõik on siin läbi. Selle kraani lahti siin. Siis siin ongi see, et no seal taga, kus me vett võtame, eks ole, siia ta rändab 30 kilomeetrit ja siis siin on meil see kõige madalama koha peal tiik. Et seda me paneme ka tegelikult nüüd nii-öelda täis, ehk siis tuleb ka siit, jookseb sinna, seal pump tõmbab ülesse tiiki. Aga ongi see, et ma arvan, et see vesi, et kui ta sealt hakkab rändama, no seal sees oli
vist oli 12 kilomeetrit vist see. Ma arvan, et tuleb mingi 50 kilta tuleb see vesi siia, et see jõuaks sinna tiiki meil. Umbes 50 kilomeetrit, ma arvan. Võib-olla isegi rohkem, 50-60 kilta. Rändab vesi. Kus nüüd vesi voolab? Oh, sa kurat. Ja siin üle ei hakka midagi ajama ju. Kurat, valges on ikka vähem õnusam tööd teha. Sest see põld on see, kus ma ise ka olen tööd teinud. No, väga palju olen. See põld pandi loodi. See on kõige... See vist on ainuke põld, mis... Ei. See on kõige paremini loodis olev põld. Me tulime nüüd Moree linnas, siin kus me oleme, siin 2 korda aastas. Rohkem. Prazniki ja mis on siin austraallastel prazniki on see, et... Oot, ostad pileteid kohe. Drink tickets, mis see tähendab? Ostad joogipileti, siis saad sellega jooki osta. Igatahes see, mida need austraallased, kuidas nad puhkavad, on see, et kas nad joovad õhtul ennast mällu, joovad õlut või siis nad tulevad siia hobuserallile. Esimesed hobused hakkavad, nad peaksid kohe hakkama jooksma nüüd siia. Paremal on place, vasakul on linn. Me tahaks petti, aga me ei saa midagi aru siin. That's what you get for the places, and that's what you get if it wins. Okay. Yeah. Number 3, yeah. Straight? Yeah. That's fine. Thank you. Mina võin 20 toltsi, kui võidan, saan 56 toltsi. Päris kuradi pikk rada neile. Võitsin? Võtame raha välja. Võtame uue joogi. Päris töö? Kolmandas võid poodiumile saab. Jah. Siis ta sai 1,8. Palju ma sain? 1,8 kordsed. Sul rõiske. Pane või veele? Läba veele. Aga võitsin, aga mul ei ole mingit emotsiooni täiesti. Ma ei saanud aru midagi. Ma ei näinud tema odust isegi. Ma ei saanud aru midagi. Thank you. Noh, sa ei saa midagi saa. 20. Aga meil oli, me panime ikka tegelikult selle esimese koha peale. Ma panite või? Jah. Selle pärast sõimi palju. Väga normaalne. Täis kämme. One blackfish. Yeah. There you go. Thank you. Thank you. Võtame midagi süüa. Muidugi siin ma arvan, see söög, mis siin on see sai ja vorst. Eesti mõistes hot dog, aga see ei ole see hot dog, mida me oleme harjunud sööma. Räme palavan. 40 kraadi veel või? Rohkem või? Yeah, of course. I'm a famous singer in Estonia. Olukord on siin nagu röösid nii palav, et siia pannakse nendele katuste alla pannakse siuksed voljad ja tuleb pritsib inimestele vett peale, et nad kuridi ära ei sureks. Saun jah? See veepudel juba kõrvetab. Ei võta aega. On kumbe? Ei no võta aega, rahu. Oi, viid on saadana. Oo, bled! Väga kuum on. Kuradi, kõik on kuum jah. Teen pulli ka või? Aga ruugus oled jah? Pane, ma ka panen. Kanguru Viia! Kuradi arbuusi põllule jah! Mõne teed sinna. Jäite maha! Lollile.